Mis siin salata, uute autodega on alati ülimõnus sõita, aga kui tegemist on Mercedes-Benziga, siis te võite ise arvata, et see auto on hoopis teisest ooperist. Uus Mercedes-Benz CLA on kohal ja ma võin öelda, et see auto tõstab elektriautode lati ikka väga kõrgele. Mis te arvate, palju ühe laadimisega sõita saab? 500 kilomeetrit, 600, pea 800 kilomeetrit. Tõesti, seda on ilmselt rohkem, kui mõni bensiinimootoriga auto ühe tankimisega sõita suudab. Ja mis elektriautode puhul veel eriti oluline on loomulikult laadimine ja kui auto sul aku saab tühjaks, siis laadimine võtab aega kõigest 10 minutit ja sellega sa saad läbisõidu ulatust juurde juba 300 kilomeetrit. See kõik võib-olla tundub uskumatuna, aga tõesti Mercedes-Benz sellist taset pakkumas ongi. Sellel ilusal punasel tagaveolisel CLA-l on 85 kilovatt-tunnine aku ja selle keskmine energiakulu on selline 12-13 kilovatti tunnis 100 kilomeetri kohta. Ja ma võin öelda, et see ei ole saavutatud nii, et sa oled ainult ökosõitu teinud, vaid täiesti normaalselt sõites. Loomulikult selle uue CLA sõitjate ruumi suureks vaatamisväärsuseks on see suur ekraan. Siin on tegelikult 3 ekraani, juhi kõrval olevat ekraani sa saad küll lisavarustusena tellida, aga selle kasutamine on äärmiselt mugav, et varem need, kes võib-olla on peljanud nii nutikaid ekraane, kui sa natukene siin menüüs ringi käid, siis see kasutamine on hästi mugav ja kõik asjad on hästi kiiresti leitavad ka. Nagu praegu on hästi popp ka AI, siis siin autos on see olemas, nii et sa saad vahepeal küsida Mercedese käest, kuidas teil läheb või kui soovid näiteks sööma minna, siis ta jagab kenasti soovitusi, piisab vaid öelda, hei Mercedes! How may I help you? Ja ta aitabki sind, viib su sinna, kuhu sa soovid. Standardvarustuses on sul kõik asjad olemas, näiteks ka seesama panoraamkatus, siis lisana on sul muidugi alati võimalik igasugu mugavusasju juurde lisada. Näiteks meil on siin testisõiduautos olemas massaažiistmed ja eriti mugav on massaažiistmed siis, kui sul on sellised sportistmed autos, nagu siin sellel mudelil on. CLA-d võib-olla reklaamitakse pigem selline väike linnaauto, aga tegelikult võib öelda küll, et see on nagu ikkagi pereauto ka, sest isegi laps turvatooliga mahub väga kenasti siia taha istuma. See CLA seest on hästi ruumikas ja mulle meeldib selle puhul see, et siin on hästi palju panipaiku. Siin on 2-tasandilised panipaigad, sa saad siia alla panna asju, joogitopsid ja samuti on ka juhtmevaba laadimine. Pluss ka käetoe sees on võimalik sulle asju panna ja loomulikult ka uksesahtlid. CLA-l on selline madal, pikk pagasiruum, mis mahutab ülihästi, aga see ei ole veel kõik. Siin on ruumi veel kuhjaga, näiteks kui sul on sõbrad ka autos ja nende asjad, siis kuskile tahaks ju oma reisikohvri ka panna. Miks mitte siia? Mercedesega sõitmine on loomulikult ülimalt mugav. Ta on hästi pehme, vedrustus on hästi ja võib-olla natukene harjumatu on see, et need küljeaknad on hästi madalad ja ka peeglid on väikesed, et võib-olla see vajab natukene harjumist, aga üleüldises mõttes linnas sõitmiseks ideaalne auto. Kui Mercedes-Benz CLA-d iseloomustada just tema disaini 2 sõnaga, siis ma arvan sportlikkus ja selline stiilsus ehk sportlik ja stiilne. See nina on natuke meenutab seda sellist nagu hainina, aga need tuled ja tagaosa on ülimalt vinge ja sellise erilise vau-efekti annab see auto öösel pimedas sõites. Kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on ülimalt stiilse, sportliku ja mis ka peamine ökonoomse sõiduvahendiga. Sõita on mugav, vaikne ja ma pean ütlema, et lausa lust. Selline nägi välja uhiuus Mercedes-Benz CLA. Kui ka sinul tekib soov seda autot proovida, siis soovitan soojalt otsige rohkem infot Veho Eesti kodulehelt ning broneerige endale proovisõiduaeg.